Nädala raamat. Kristiina Ehini paleontoloogi päevaraamat räägib autori lapsepõlvest, kooli- ja noorusajast Raplas kirjanikest vanemate peres. Raamat koosneb isiklikku laadi mälupiltidest, kuid perepärimuse kaudu ulatub autor ka oma sünnieelsesse aega. Esiajalugu, lähiminevik ja olevik põimuvad kokku üheks kirevaks tervikuks, täiendades ajaloo sarja veel ühe läbitunnetatud loo võrra. Kristiina Ehin, paleontoloogi päevaraamat, kirjastuselt Petrone Print. Tervitus kõigile Kuku raadio headele kuulajatele. Käes on tavapärane aeg tavapäraseks saateks ning sel nädalal on lähema vaatluse all uus ja siiski võiks öelda, et nüüdseks ka juba laineid löönud raamat, sest Kristiina Ehini hiljuti ilmunud raamatust paleontoloogi päevaraamat on meie ajakirjanduses ilmunud mitu päris tunnustavat artiklit, neist viimane just eelmise nädalalehes Sirp. Selle raamatu andis välja kirjastus Petrone Print. Tegemist on 2007. aastal asutatud üsna väikese, aga igati tegusa kirjastusega. Petrone Print on kirjastus, kel on mitu päris õnnestunud raamatuseeriat. Nüüdseks on ajaloo sarjas tulnud järjekordse raamatuna Kristiina Ehini raamat. Meenutan raadiokuulajatele, et alles käesoleva aasta märtsis tegin Kuku raadios 5 saatest juttu ajaloo sarja eelmisest raamatust, milleks oli noorema generatsiooni ajakirjaniku Viktoria Ladõnskaja kirjutatud raamat pealkirjaga Lasnamäe valge laev. Meenutan raadiokuulajale veel, et Petrone Printi ajaloo sarja esimene raamat oli teleekraanilt hästi tuntud Hannes Võrno raamat pealkirjaga Poisi lugu, mis ilmus 4 aastat tagasi, aga selle sarja vististi tuntuim raamat on Eesti Ekspressi ajakirjaniku Andrei Vostovi sulest ilmunud Sillamäe passioon, kus siis Vostov meenutas väga detailselt oma lapsepõlve, mis möödus salapärases, kinnises ja suletud Kirde-Eesti linnakeses Sillamäel. Vostovi raamat on teatavasti pälvinud ka päris mitmeid kirjandusauhindu. Veel on selles sarjas ilmunud kultuuriloolase ja pedagoogika õppejõu Loone Otsa huvitav mälestuste raamat pealkirjaga Mustamäe valss, mis pakkus üksikasjalikke sissevaateid just Mustamäe lähiajalukku, eeskätt aastatesse 1966 kuni 1984. Ja ilmselt tuleks mainida selles sarjas ilmunud veel ühte raamatut, tuntud kirjaniku ja publitsisti Maimu Bergi kirjutatud raamatut Moemaja, mis hõlmas Tallinna moemaja töid ja tegemisi 1970–1980 aastatel, mil Tallinna moemajas kokku õmmeldud kleidid ja muud rõivad mõjutasid koguni hiigelsuure Nõukogude Liidu naiste moerõivastust. Aga täna ja veel järgnevas 4 saates tuleb juttu Kristiina Ehini lapsepõlve ja noorusaja mälestustest. Lugeda on nii mõndagi huvipakkuvat Rapla kohta ja käsitletud on eeskätt 1980. ja 1990. aastad. Ja nii saame lähemalt jälgida ühe noore ja üsna andeka kirjadaami kujunemist, tema sisemaailma otsinguid, mitmesuguseid heitlusi, eneseteostuse rasket teed, enese leidmise teed ja muud taolist. Raamatu tagakaanel on tutvustuseks kirjutatud, tsiteerin. 1980. aastatel olen Rapla tüdruk, keda on hakanud huvitama paleontoloogia. Eelajalooliste isendite uurimine täidab mingil määral musti auke, kus võinuksid olla mu juured. Porgandi peenras tuhnides leian karvase ninasarviku lõualuu ja Rapla kirikaiast märke seal kunagi mäletsenud mammuti ja ürgveise karjast.
Vanaisa eest pean varjama oktoobrilapse märki. Koolis aga ei tohi iitsatadagi, mida kõike kodus loetakse ja räägitakse. Olen kooli ja kodu vahel nagu jäässe külmuv pardipoeg, kes proovib viimast vaba veesõõri enda ümber lahti hoida. Aga ajastud vahelduvad äkki nii suure hooga, et kui poleks harjumust vana päevaraamatut pidada, võiks arvata, et on möödunud mitu elu. Äkki leian ennast hoopis ühest teisest Eesti väikelinnast, Viljandist. Vaatan kärgpere emana järvepeeglisse ja näen täiesti teistsugust aega ja iseennast. Tsitaadi lõpp. Aga loodetavasti sai raadiokuulaja ka väikese ülevaate Kristiina Ehini väga heast kirjutamise stiilist. Raamatu autor Kristiina Ehin, tema sulest on praeguseks ilmunud eesti keeles juba 6 luule- ja 3 proosakogu. Tema looming on pälvinud nii kodumaiseid kui ka rahvusvahelisi preemiaid. Raamat, paleontoloogi päevaraamat, räägib, nagu öeldud, autori lapsepõlvest, tema kooli- ja noorusajast Raplas, kirjanikest vanemate peres. Kristiina isa oli Andres Ehin, detsembris 2011 Manala teele läinud luuletaja, kirjanik ja tõlkija, keda peetakse Eesti sürrealistliku luule üheks silmapaistvaimaks esindajaks. Raamat koosneb esmajoones isiklikku laadi mälupiltidest, aga perepärimuse kaudu ulatub autor ka sünnieelsesse aega. Seega autori sünnieelne aeg ja ajalugu, lähiminevik ning olevik, see kõik põimub kokku üheks huvitavaks ja kirevaks tervikuks. Kui nüüd veel kord lähemalt vaadata raamatu pealkirja Paleontoloogi päevaraamat. Paleontoloog on teatavasti eeskätt just väga vanade taimede või loomade jäänuste uurija. Samas Kristiina Ehin, keda siinkõneleja Kuku stuudios on ajaloolane Küllo Arjakas, keda ma isiklikult küll ei tunne, on selle raamatu järgi otsustades osalt nii teksti, teisalt ka siin avaldatud arvukate fotode järgi arvates pigem selline õrn ja habras luuletaja, loomeinimene, kindlasti väga naiselik, keda on üpriski raske ette kujutada ürgvanade jäänuste teadusliku uurijana. Seega juba raamatu pealkiri võiks äratada mõnesugust tähelepanu. Ning nüüd, kust on tulnud päevaraamat? Selle kohta ütleb autor järgnevat, tsiteerin teda: kui isa saab 40-aastaseks, olen mina 2,5 ja ma ei mäleta seda juubelipidu. Aga just siis, 1980. aasta märtsis, kingitakse isale suur must nahkkaantega raamat, milles on mitusada tühja valget lehekülge. Selle sisekaanele on kirjutatud õnnesoovid ja selle alla on kinkija värsisepp teinud kalligraafilise avalöögi. Elumerel julgelt sõutku sinu aer, uusi haljaid lehti kasvatagu naer. Aga isa ei jõuagi seda kinkitust kasutama hakata. Ühel heal päeval vinnan selle kirjutuslaua alumisest sahtlist välja ja märgistan kogu kaane roosa rasvakriidiga enda omaks. Isal pole viitsimist pahandama hakata ja nii jääbki see mulle. Kui veidi suuremaks saan, tunnen vaistlikult, et pean selle omandi ema, isa ja õdede eest ära peitma. Viin selle päevaraamatu üles kõrvalhoone lakka vana kummuti sahtlisse ning käin seda seal aeg-ajalt täiendamas ja imetlemas. Peidan raamatu valgete lehtede vahele oma aastate jooksul kogunenud aardeid, Loodusloo muuseumi metsise topise sabast salaja tõmmatud sitikasinise sule, vanaisa treipingi alt leitud vaskse treilaastu, koomiksitega välismaa nätsupabereid, kusagilt ajalehest välja lõigatud Michael Knighti ja Allar Levandi pildid ning palju muud.
Jätkan juttu Kristiina Ehini äsja ilmunud raamatust, mis kannab pealkirja Paleontoloogi päevaraamat. Selle raamatu on välja andnud kirjastus Petrone Print ja see raamat kuulub selle kirjastuse ajaloosarja. Raamatuna on Paleontoloogi päevaraamat kirjutatud nii, nagu valdav enamik ajaloosarja kuulunud raamatutest. See sari ilmub viimasel 4 aastal. Kuna nende raamatute autorid on enamasti õige noored, vanemad vahest 40-aastased, jättes ehk kõrvale küll pisut eakama Maimubergi, tuntud kirjaniku ja publitsisti, kes on ka selles sarjas oma raamatu avaldanud, siis ei need nooremapoolsed autorid, kaasa arvatud ka Kristiina Ehin, nad ei kirjuta mitte tavapäraseid ja selliseid süsteemseid mälestusi. Pigem on nendes raamatutes, kaasa arvatud ka raamatus Paleontoloogi päevaraamat, mitmesugused mälestuste killud, milles on teatav kronoloogiline järjestus, aga õige ulatuslike kõrvalepõigetega. Väga võluv on selles raamatus esitatu lihtsus. Pealtnäha nagu iseenesest on need mõtted ja mälestuskatkendid autorile tekkinud just nii, nagu ise tulnud. Ilmsesti on see siiski ekslik mulje, sest küllap autor tegi ikkagi süsteemset tööd, kirjutas, parandas ja täiendas ning seejärel kustutas mõne lõigu või koguni terve osa jällegi maha. Aga nende mälestuste vahele on põimitud mitmesuguseid katkendeid. Kunagi peetud päevaraamatust on lähedaste isikute mitmesuguseid lugusid ning üldist Ehinite pere pärimust. Ning lisaks veel siin-seal on lühemad või pikemad luureread ning on ära toodud ka katkendeid autori isa Andres Ehini, tuntud luuletaja loomingust. Selles raamatus on 6 osa. Oled sa tõega Raplast pärit, see on esimene osa. Miks te oma kooliaega nii süngetes värvides näete, teise osa pealkiri. 3. osa pealkirjaga Millal siis algas Eesti. 4. osa Why should I care if the whales die, inglise keeles tõlgituna oleks siis 4. osa pealkirjaks. Mis mul sellest, kui vaalad surevad. 5. osa Kas ma kasvasin õuna sees ning 6. ja viimane osa Jah, aga kuhu. Lisaks on veel raamatus sissejuhatav lühike proloog ning pisut pikem raamatut lõpetav epiloog. See on raamat, mis kindlasti ei kuulu kiire lugemise hulka. Pigem tuleks seda siiski lugeda õige rahulikult, ikka peatükk peatüki järel. Sest täiesti võimalik, et paljudel lugejatel hakkavad paralleelselt kerima ja ketrama nende endi, see tähendab raamatu lugejate mälestuste fragmendid, kas siis tema kooliajast, kas siis tema töömehepõlve algusaegadest. Kristiina Ehin käsitleb selles raamatus eeskätt Eesti NSV-d ja Rapla alevit 1980. aastatel ning 1990. aastaid. Seega perioodi, mis tegelikult üha enam meie lähiminevikust muutub juba meie ajalooks. Ja kindlasti tekib selle raamatu lugejal teatav nostalgia. Tal tulevad meelde mõned tema kooliaegsed sündmused ja seigad, head või kiuslikud klassikaaslased, eredad või tuhmivõitu kooliõpetajad, elluastumise kõhklused ja raskused, eneseleidmise keerukas tee ja kõik muu selline. Eesti Ekspressis kirjutas 21. mail Kiur Riisma selle raamatu kohta järgmist, tsiteerin teda. Paleontoloogi päevaraamat on tabav pealkiri. Seda kõigepealt sisulises tähenduses. Tõepoolest on selline päevaraamat olemas. Kunagise tirtsu ja praeguse naise ülestähendusi täis. Siin on siiski ka suur kujund, kuna Ehin tuhnib arheoloogi või paleontoloogi kombel isenese lapsepõlves. Otsib oma juuri, põlvnemist, tunast ja praegust. Ülestähenduses jooksevad paralleelselt minevik ja olevik. Klassikaline,
kust ma tulen, et ma selline olen. Kristiina Ehini vanavanemad on tulnud küüditamise ohu eest Läänemaalt, isavanemad Venemaalt, isa ise naise pärast Tallinnast ja kõik saavad kokku Raplas, toona veel pisikeses Eesti NSV alevis. Küllap on siin äratundmist paljudel Eesti peredel. Sellised lood on sageli kirjutatud raskepäraseks. Ikka ja jälle Must orjaöö ja Punane kolhoositöö, sõjad ja küüditamised. Ka Ehini mälestustes on keerulisi morbiidsevõitu hetki, aga kelle lapsepõlves poleks neid olnud. Lapsed on oma maailma võõristuses, kool, kiusamine, teismelise iga, sageli täiskasvanutega võrreldes vaatet morbiidsematki. Ometi on üldtoon kerge, isegi lindgrenlik. Ühe tõelise lapse oma ilm, kus näiteks tikripõõsast välja kaevatud sea lõualuust võib saada karvase ninasarviku oma ja mis tunne on end koolis võõrana tunda või suhetes vastassooga. See on hea materjal, mida praegusele nublupõlvele ette lugeda. Tõepoolest, ka meie ajal olid koolis omad Voldemortid ja Potterid. Ehini mälestuste eri osi saab lugeda proosaluuletustena, põhijutustus ise, või täiesti pärisluulena. Raamatus leidub küllalt eri Ehinite poeese, mis tegevusliiniga haakuvad. Hetkekski ei kao meelelisusest ja sõnakasutusest ära Kristiina Ehini tundlik luuletaja mina. Sellest tuleneb ka raamatu ainuke nõrkus. Pilk 7-80ndate lapse maailma on nii ehe, et selle kohta oleks tahtnud palju rohkem lugeda. Raamat saab liiga kärmelt otsa. Tsitaadi lõpp. Selle kõigega võib nõustuda. Tõepoolest, see on hea raamat. Lisagem veel, et raamatu on toimetanud Lii Seppel, luuletaja ja tõlkija, aga ka, ning mis kindlasti pole vähetähtis, Lii Seppel on nimelt Kristiina Ehini ema. Ja küllap andis ta nii mõnelegi Kristiina mälestusele omalt poolt veel väikese nüansi juurde. Raamatu keele- ja korrektuuritöö on teinud Triinu-Mari Vorp ja raamatu kujundas Margit Randmäe. Raamatu esitlus toimus 9. mail Viljandis Värske Loomingu salongis. Kristiina Ehin on ise töötanud Viljandis õpetajana ja Värske Loomingu salong on Kristiina Ehini sõnul koht, kuhu asjaosalised saavad kokku tulla, et seal üles astuda oma värske loominguga, olgu selleks luuletus, novell, tants, teadustöö, maal, foto, film või midagi muud taolist. Sundimatu kooskäimise koht, igati sobilik raamatu esitluseks. Seega, kui veel kord üritada Kristiina Ehini raamatut kokku võtta, see raamat räägib kiiresti muutunud ajas üles kasvanud Rapla tüdrukust. Aeg ise on 1980-ndad, 1990 aastad ja see väike tüdruk, kes oma kasvukeskkonnast nagu oma juuri ei leia, siis hakkab ta oma juuri lapsele haruldase kirglikkusega otsima väga kaugest eelajaloost ja nii kaevabki ta muuhulgas üles ema Porgandi Peenra. Jätkan juttu seni luuletajana tuntud Kristiina Ehini esimesest raamatust, mis kannab pealkirja Paleontoloogi päevaraamat. Ja selle raamatu on välja andnud kirjastus Petrone Print. See raamat ilmus mõned nädalad, õigemini ehk paar kuud küll tagasi. Ja see raamat kuulub Petrone Prindi raamatuseeriasse Ajalood. Ja seegi raamat koosneb esmajoones isiklikku laadi mälupiltidest. Peaksin küll juurde lisama, et Kristiina Ehin on praegu 35-aastane. Daamide vanusest ei ole küll viisakas rääkida, aga meie infoajastul pole selle väljauurimine mitte eriline töö. Oluline ongi ehk see, et üks 35-aastane noor daam ei saa ju üldjuhul veel mälestusi kirjutada. Või õigemini, tal on raske kirjutada korralikku
põhjalikku süsteemset mälestuste raamatut ajal, mil suur osa tema elutööst on veel alles ees. Ja nii ongi selles raamatus domineerival kohal mitmesugused mälupildid, mis rohkem või kohati veidi vähem on ka omavahel seotud. Selles raamatus põimuvad kauge eelajalugu, Kristiina Ehini lähemate sugulaste minevik ja tema ning tema koduste pereliikmete olevik. Kõik kokku annab omalaadse terviku. Tuleb märkida igaks juhuks, ehk siiski kõik raadiokuulajad ei tea, et Kristiina Ehini isa oli sürrealistliku luule tuntud viljeleja Andres Ehin, tuntud ka kui tõlkija ja kirjamees, ja tema ema on Lii Seppel, samuti tuntud kui luuletaja ja tõlkija. Kristiina kirjutab ise selle kohta raamatus järgnevalt, tsiteerin teda: mu vanaisa võõristas isa jalutamiskommet. Vanaisa ei jalutanud kunagi. Tööd oli vaja teha. Mäletan teda treipingi taga seismas ja mingit peent masinaosa treimas, samal ajal kui ema-isa jalutamas tulid. Vanaisa käed olid mustad ja õlised. Treipink oli must ja rauast, masinaosad tumedast metallist. Kogu tuba oli üsna hämar, otse köögi kõrval, tõelise töömehe töötuba, põrand saepuru ja treilaaste täis. Siis söödi ja joodi koos midagi. Gaasipliit oli vanaisa töötoas ja toidud valmistati mõnikord lausa treipingi mürina saatel. Tsitaadi lõpp. Ja järgnevalt Kristiina Ehin kirjeldab, et vanaisa ja tema isa, nende vahel oli ka teatav pinge, kuivõrd üks oli nii-öelda vanakooliga töömees, kes oli harjunud kogu aeg treipingi taga tööd tegema, teine aga kirjamees, kes vahetevahel ka jalutas, kes vahetevahel mõtiskles, kes vahetevahel ootas inspiratsiooni, tegevus, mis Kristiina vanaisa jaoks oli üpris arusaamatu. Selle raamatu ilmumine on äratanud päris suurt tähelepanu ja nii on ajakirjanduses ridamisi ilmunud positiivseid arvustusi ja Kristiina Ehiniga on tehtud ka päris mitu intervjuud erinevates raadiotes. Ühe intervjuu tegi ka muuseas Kuku raadio. Kristiina ise märkis ühes usutluses, et ta kaalus õige tõsiselt, et äkki peaks olevikku ehk iseenda lähedased ja oma pereliikmed ikkagi raamatust välja jätma. Aga autor lisas: avastasin siiski ilukirjandusliku võtme, millega seda teha ja nüüd olen rõõmus, et julgesin ka oleviku lukust lahti keerata. Samamoodi on Kristiina Ehin tunnistanud, et kõige enam aitas oma lapsepõlve loo aus ja detailne kirjapanek tal endal meenutada ja tunnetada ootamatult siit ilmast lahkunud isa Andres Ehinit. Ta oli mulle hea isa ja sõber ja kolleeg. Omamoodi teraapiline on olnud meenutada neid paljusid armsaid seiku, mis temaga seostuvad. Just nii on öelnud raamatu autor Kristiina Ehin. Lisagem, et Andres Ehin läks manalateele 71 aasta vanusena detsembris 2011 ja tema panuseks Eesti kirjandusse jääb enam kui tosin luulekogu, 2 romaani, 4 näidendit ja mitukümmend väärtuslikku tõlkeraamatut. Veel aitas selle raamatu kirjutamise protsess Kristiinal tundma õppida oma lähedasi. Näiteks sai Kristiina just selle kirjatöö ajal teada, et pirruhoidjad, mida mõnel pool nimetatakse ka pilakud, et pirruhoidjad pole tema ema Lii Seppeli ühes luuletuses mitte nii-öelda ilu või riimi pärast, vaid et tema ema tõepoolest kasvaski esimesed 5 eluaastat üles Läänemaa metsatalus ehtsa pirru valgel. Tsiteerin jällegi Kristiina Ehinit. Oli ikka suur šokk, kui seda ema kohta teada sain. Minu jaoks olid pirrud lihtsalt kõik Kalevipoja aegne nähtus. Ema polnud aga taibanudki selle üle imestada. Tsitaadi lõpp.
Ka tema enda, tähendab autori Kristiina Ehini üsna veel lühike elu on olnud täis tegemisi väga erinevates ajastustes. Siin on stagneeruvat Eesti NSV-d 1980. aastatel ja oktoobrilapse aega ning pioneeri aega Rapla keskkoolis. Siin on unist Alevilinna, Raplat ja siin on ühe kooliõpilase otsinguid teha enda elu võimalikult põnevaks. Siin on laulva revolutsiooni aega aasta 1988, siin on otsene emotsioon Balti ketist august 1989. Selle kohta kirjutab autor järgmist, tsiteerin jällegi raamatu autorit Kristiina Ehinit. Balti keti toimumise päeval ei tunne ma ennast kuigi mugavalt. Olen pool ööd õdedega plakateid teinud. Minu plakati peal kõrgub suur puulusikaga karu üle 3 meepoti, mille etikettidele on kirjutatud Eesti, Läti, Leedu. Karu pea ümber tiirleb aga hulk vihale aetud ja võitlusvalmis mesilasi. Kõik Baltimaade lipuvärvides. Mu väike õde kannab rinnal plakatit. Tahan kasvada suureks vabas Eestis. Ja inimeste meelest on see väga armas. Oleme väikesele õele ka uhke patsi teinud ja enne krepitangidega ta lumivalged juuksed ära vahveldanud. Mina, 14-aastane tüdruk, pole vist kellegi meelest kuigi armas, sest pisikese tüdruku armsus on ammu kadunud, noore neiuna aga ei oska ma ennast veel tunda. Peeglissegi vaadata on võõrastav. Mu käed ja jalad on ootamatult pikad, õlad kandilised. Pea valutab magamata ööst. Kujutlen, et täpselt ühel hetkel võtavad kõik käest kinni nagu ringmängus. Aga seda hetke ei tulegi. Iga pere jõuab kohale pisut erineval ajal. Tuleb lihtsalt seista ja loota, et nüüd ongi hetk käes, kui kõik on koos, kui kett Tallinnast Vilniuseni ongi valmis. Transistorid üürgavad, kõned on suurejoonelised ja natuke pateetilised. Mäletan seda pikka käest kinni hoidmise tunnet. Keegi mu paremal käel pigistab kramplikult, keegi mu vasakul käel, vist õde, hoiab kätt mingi sellise nurga all, et on natuke ebamugav. Päike paistab nagu sordiini alt, nagu ei julgeks ta päriselt otsa vaadata sellele, mida selle kandi inimesed nüüd on ette võtnud. Täna on 4. ja eelviimane saade Kristiina Ehini raamatust pealkirjaga Paleontoloogi päevaraamat. Ja selle raamatu on välja andnud kirjastus Petrone Print. See raamat tuli müügile paar kuud tagasi. Selle raamatu autor on eeskätt tuntud kui luuletaja, kellel on ilmunud nii eesti kui ka inglise keeles päris mitmeid luulekogusid, sealhulgas ka kaheköiteline kogu, viimane monogaamlane, luuletused 2009–2011. Aga Kristiina Ehin on tegelenud veel tõlkimise, regilaulu ja palju muuga. Ta on töötanud koolis õpetajana ja nii edasi. Ning nagu öeldud, selle aasta maikuus ilmus Kristiinalt tema esimene romaan Paleontoloogi päevaraamat. See raamat tõukub eeskätt perepärimusest, lapsepõlvest, noorusajast. Siin on palju juttu tema perekonnast, eeskätt tema isast, kelleks oli tuntud luuletaja Andres Ehin. Oma lapsepõlve ja noorusaja teemadel kirjutada vahetult pärast isa surma. Andres Ehin läks manalateele detsembris 2011. See kirjutamine oli autori jaoks omamoodi psühhoteraapiline töö. Sellel kirjutamisel oli omalaadne psühhoteraapiline efekt. Just nii on Kristiina Ehin ise kirjeldanud seda tunnete maailma, mis teda valdas selle raamatu kirjutamise ajal. Tal oli kiusatus kirjutada üsna ammu raamat oma lapsepõlvest ja mitmest süngevõitu üleelamisest. See kiusatus, nagu öeldud, oli temas üsna ammu,
aga samas oli see segatud teatava kummalise hirmuga. Kui isa suri, tekkis sisse jõud. Nii palju armsaid asju oli meeles ja et need jääksidki alaliseks jäädvustamata, kui mina seda ei teeks. Nii on Kristiina Ehin ühes intervjuus öelnud. Aga selliste armsate perekondlike seikade kõrval on autoril meenutada üsna palju oma keerulisest lapsepõlvest ja noorusajast, koolis ette antud rangetest reeglitest, eneseleidmise ja enesekehtestamise raskest teest. Aga kõigepealt ma loeksingi järgnevalt ette ühe küll tuntavalt hilisema mälestuskatke ja kuidas autor on seda just kirjutanud, loen siit mõne lõigu ette, aga nii me saame ka päris hea ettekujutuse Kristiina Ehini üldisest lähenemisest, tema kirjutamise ja kirjeldamise stiilist. Nimelt on siin üks peatükk pealkirjaga Küsimus ja vastus. Ja see kõlab järgnevalt. Olen ühes väikelinna raamatukogus esinemas. Loen ette värskeid katkendeid käesolevast raamatust. Olen need just mõni öö tagasi kirja pannud ja loen neid ette pisut ebakindlalt, kuid siiski põnevustundega. Kui lõpetan, algab küsimuste voor ja esimesena tõuseb püsti umbes 70-aastane naine, kes tutvustab end eluaegse kooliõpetajana. Ta köhatab hääle puhtaks ja küsib: miks te oma kooliaega nii süngetes värvides näete? Imelik, et mu süda hakkab kiiremini lööma ja ma tunnen lapselikku soovi ennast kaitsma hakata. Millegipärast näen temas sarnasust selle õpetajaga, kes meid lumememmesid joonistama pani, ning ma tajun tema alateadlikku soovi mind muuta. Tõepoolest, kerge oleks nüüd hakata ennast õigustama ja temaga sõnasõtta astuda. Aga ma tunnen, et pole mõtet. Püüan tema piirava pilgu all mitte jälle muutuda selleks 7-aastaseks koolitüdrukuks, kes kunagi olin, ja ma vastan: tänan küsimuse eest. Ma tean küll, et paljude minu eakaaslaste koolimälestused on helgetoonilisemad, aga ma ei saa midagi parata, et minu omad on just niisugused. Tsitaadi lõpp. Ja millised on siis raamatu autori Kristiina Ehini muljed või mälestused Rapla koolist, Rapla keskkoolist, kus ta siis õppis 11-12 aastat. Selle kohta on ta kirjutanud nii. Otsin ka siit ühe sobiva katkendi ette. Millalgi vist 1. klassi lõpus jagas klassijuhataja meile oktoobrilaste ametimärke. Kes tahab saada selleks ja selleks? Unustasin käe püsti. Minust sai klassi meistrimees. See oli suurepärane ettekääne narritamiseks ja sellega tehti kohe algust. Ihii, meistrimees! Kas sul täna haamer ikka on kaasas ja naelad? Vastasin midagi flegmaatilist ja pisut põlglikku ning mind jäeti rahule. Kogu õhkonda arvestades oli see ime. Võis piisata palju vähemast, et saada üleüldiseks naerualuseks. Olin ju oma märgiga trüginud poiste alale, rikkunud nõukaaja kirjutamata reegleid. Traktoristid võisid ju naised olla, aga klassi meistrimeheks ei sobinud tüdruk mingil juhul. Kandsin seda häbiväärset märki, mis iial ühtki kohustust kaasa ei toonud mingi stoilise kõigutamatusega. Olin niigi peaaegu poiss. Mul oli poisipea ja miski ei sidunud mind meie klassi kaunite tutipaela kandjatega. Nad olid oma kihistamise ja üleannetu uljusega minu jaoks nagu teiselt planeedilt. Mulle meeldisid poistemängud ja poistenaljad ja üle kõige meeldis mulle paljude poiste otse kui kaasasündinud oskus hoida end intriigidest eemal. Pärast 3 esimest aastat, kui mu pinginaabrid muudkui vahetusid, soovisin, et oleksingi jäänud istuma mõne poisi kõrvale. Oleks olnud kindlasti hullu pööra narrimist,
aga ehk oleksin endale saanud vähemalt mõne stoilise sõbra, niisama rahuliku ja truu kui ma ise. Tagantjärele tundub, et mitu meie klassi poissi oleks selleks sobinud. Kahju, et juba esimeses klassis oli tekkinud mingi totakas võõristus, et tüdrukul sobib istuda ainult tüdrukuga. Muidugi oli erandeid, aga mitte meie klassis. Tsitaadi lõpp. See oli nüüd üks väike katke Kristiina Ehini raamatust Paleontoloogi päevaraamat ja just samalaadses, heas, jutustavas, kirjeldavas stiilis on ta meenutamad oma lapsepõlve, oma kooliaega, oma keskkooli aastaid, aga ka hilisemat eluperioodi ning ka Viljandi aega, kui ta juba töötas ise õpetajana ja kui ta pidi kandma seda vastutust, mis on ikka õpetajal, olles klassitäie õpilaste ees, teades, kuidas üks või teine märkus võib mõjuda, kuidas ühel või teisel ütlusel võib olla hoopis teine tähendus, kui ehk õpetaja seda ise ka mõtles. Igal juhul on see raamat, Paleontoloogi päevaraamat, igati sobilikuks järjeks Petrone Prindi kirjastuse sarjas Ajalood seni ilmunud raamatutele. Seda sarja on trükitud alates 2009. aastast ja usutavasti ka Paleontoloogi päevaraamat, mis ka praeguseks on leidnud üsna palju tähelepanu, muutub sama populaarseks nagu näiteks Andrei Fostovi raamat Sillamäe passioon või Looneotsa raamat Mustamäe valss, mis samamoodi on just ilmunud, näinud trükivalgust Petrone Prindi ajaloo sarjas. Jätkub ülevaade Kristiina Ehini poolt üsna hiljuti avaldatud raamatust pealkirjaga Paleontoloogi päevaraamat. Selle raamatu andis välja kirjastus Petrone Print ja see on kirjastuse ajalood sarja kuuluv raamat, enam-vähem samas mõõdus, enam-vähem samas mahus nagu eelnevatki selle sarja raamatud. Kristiina Ehini raamat, Paleontoloogi päevaraamat, siin on 270 lehekülge. Selle raamatu on toimetanud Liis Seppel, keele- ja korrektuuritöö on teinud Triinu-Mari Vorp ja selle raamatu kujundas Margit Randmäe. Raamat on väga ohtralt illustreeritud arvukate mustvalgete fotodega, mis annavad oma tonaalsuse, oma lisaemotsiooni väga heale tekstile, mille on kirjutanud, nagu öeldud, siis Kristiina Ehin. See raamat, nagu ka mitmed eelnevad ajaloosarja kuuluvad nooremate autorite raamatud, Kristiina Ehin on praegu 35-aastane, need raamatud koosnevad mitmesugustest isiklikest mälupiltidest, kus siis raamatu autor oma perepärimuse ja sugulaste kaudu ulatub kuni karmidesse sõjajärgsetesse aastatesse, kolhooside loomise ja suure küüditamise aegadeni. Raamatu põhiosa on aga Kristiina Ehini enda elu ja kujunemine Raplas koolielust kuni Balti ketini aastal 1989, enese leidmise mured ja rõõmud, enesesse süüvimine ja iseendas ka vigade otsimine. Fragmente on siit ja sealt, tema enda lähiminevikust ja olevikust, mis kõik põimuvad kokku. Ja nii, nagu raamatu autor juba üsna algusridades ütleb, ta on pidanud päevaraamatut, mis samamoodi areneb nii nagu lapse arenemine läbi aegade, ja selle päevaraamatu lugemine on talle lapsepõlve ja noorusajast meelde tuletanud arvukaid olustikulisi detaile, millel autor, kes siiani on eeskätt nime endale teinud luuletajana, saab nüüd juurde tänase Kristiina Ehini mõttemaailma ja kirjutamise ning üldistamise oskuse. Autor ise on ühes usutluses öelnud, tsiteerin teda: kui mul neid märkmeid poleks olnud, ma ei usukski, et see kõik on olemas olnud. Ning et tulevikus oleks taas millegi üle imestada, sai raamatusse sisse ka selle noore naise tänapäev kuni viimase hetkeni. Ning
Kus see raamat on kirjutatud? Selgub, et Kristiina ja tema sõpruskond, noored Viljandis või Tartu loomeinimesed, selgub, et need naised kirjutavad peamiselt köögis, igapäevase söögi tegemise kõrval. Kus sa ikka jõuad midagi kirjutada, kui mitte köögis, ütleb Kristiina Ehin. Raamatus Paleontoloogi päevaraamat kirjutab ta muuhulgas ka Viljandis tekkinud loomingulisest ühendusest Naised köögis, mille liikmed Kristiina Ehin, Katrin Laidre, Sofia Joons ja Kairi Leivo ongi väikeste laste kantseldamise ja igapäevase kokkamise vahel kirjutanud nii mõnedki naiselikud luuletused või laulude sõnad. Koos luues saab palju huvitavama tulemuse. Sedagi on Kristiina Ehin kinnitanud. Praeguseks on elujärg Raplas sündinud ja seal keskkooli lõpetanud Ehini viinud vahepealse Viljandi eluetappi kaudu Tartusse. Aga ta on öelnud, et tunneb Tartus puudust köögis loovate naiste järele. Tänases saates teen pisut lähemalt juttu raamatu 4. osast, ühtekokku on raamatus 6 mahukat osa. 4. osa kannab pealkirja Why should I care if whales die? Ehk siis tõlgituna oleks 4. osa pealkirjaks Mis mul sellest, kui vaalad surevad? Aasta on 1987, partei ja riigijuhi Mihhail Gorbatšovi algastatud perestroika ehk uuendused ja glasnost ehk avalikustamine, see kõik võtab hoogu. Riigipiirid on avanemas ja nii tuleb Rapla esimese keskkooli uueks inglise keele õpetajaks noor Simon Russell. Ehtne inglane, äsja Inglismaal ülikooli lõpetanud noormees, kes ühes esimeses tunnis joonistab tahvlile oma sugupuu ja selgitab enda pärinemist neist kuulsatest filosoofidest ja kirjanikest Russellitest ja ta on selle üle silmanähtavalt uhke. Kristiina Ehin kirjutab: Millegipärast on ta mind välja valinud selleks, kellele teiste ees imelikke hellitusnimesid panna, keda õrritada ja õhutada. Esialgu ma nii põlgan kui ka kardan teda. Põlgan seda meest, kes mind aeg-ajalt läbitungivalt vaatab, nii et tahtmatult punastan. Meest, kes see minu põlgus häbematul kombel lõbustab, nii et ta oma arusaamatu päris inglise aktsendiga retooriliselt küsib: What's up, Green Kristiina? Mis viga, roheline Kristiina? Selle hüüdnime olen saanud pärast tulihingelist ettekannet looduse reostuse teemadel. Seejärel intrigeerib ta mind veel suuremale radikaalsusele, teeseldes ignorantset mühakat, kes tüdinult venitab. Mis tal sellest, kui vaalad surevad? Aasta pärast lahkub ta meie koolist ja läheb tagasi Inglismaale. Ta on pälvinud enamiku meie kooli õpetajate halvakspanu. Ta käib koolis lühikeste pükstega ja seda juba aprillikuust alates. Ta jalad on kaetud mustade karvadega ja ma ei julge neid tunni ajal vaadata, sest see erutab mind ja ma kardan jälle punastada. Proovin sellest tundest üleolekuga võitu saada ja kirjutan oma päevaraamatu inimeellaste tabeli alla sulgudesse. Võib arvata, et inglastel on eestlastega võrreldes rohkem neandertallaste verd. Olen öö otsa tema tunniks valmistunud. Mul on ettekanne sõna-sõnalt peas. Tahan kõigist parem olla. Olen temasse just armunud ja juba nädala pärast ta lahkub. Tsitaadi lõpp. Ning see seik tuleb Kristiinal 10 aastat hiljem meelde, kui ta on ise juba Viljandis, töötab õpetajana, kui ta viib oma last iga hommikul lasteaeda ja ühel hommikul tuiskab temast mööda teismeline koolitüdruk, värvimata kartulikarva, juuksed sinise mütsi alt lehvimas, jalas mustad põlvili ulatuvad saapad ja teksad.
Ta on justkui mina ise aastakümneid tagasi seal Simoni klassis, kus olin täis maailma avastamise õhinat. Õppisin inglise keelt nagu hull, samas veel adumata, et kohe varsti on võimalik sinna Simoni maale isegi sõita. Õrnas lumesajus näen äkki näost näkku seda õpihimulist ja elusse armunud idealistlikku tüdrukut. Vaatame teineteisele talvevalgesse näkku. Mu süda põksub. See olen ma ise, 10 küsimust kerkib korraga kurku. Nädala raamat. Kristiina Ehin, paleontoloogi päevaraamat. Kirjastuselt Petrone print.